Muusika meelelahutusauhindade gala toimub sel aastal esimest korda Estonia kontserdisaalis. Siin on veel rohkem glamuuri ja veel eksklusiivsem külaliste list kui tavaliselt. Lähme vaatame, kuidas siin siis pidu käima tõmmatakse. Sel korral oli galale kutsutud vaid väga valitud 350 külalist ning õhtu dresscode oli elegantne, ent julge. Tükk aega mõtlesin, et kuidas olla julgelt elegantne ja elegantselt julge ja siis... Mina pidin lihtsalt vaatama, et mis sobib temaga. Jah, et ta Kärlivari minu järgi. Kellele siis täna ise salaja pöialt hoiate siin nominentidest? Mina hoian kõigile pöialt, kõikidele kandidaatidele, kõikidele võitjatele juba ette palju õnne. Väga efektne kostüüm. Kus siis selline inspiratsioon pärit on? Esialgu ma alati jälgin dress-code, sest dress-code meil on elegantne, julgelt elegantne, elegantsemt julge. Ja võt siin ma siis olen elegantne, aga võt siin siis julge. Kuigi suunamudijate kategooria staar ja esikolmikusse sel aastal veel ei pääsenud, siis laval oli tal ülesandeks see auhind üle anda. Natukene pabistan ka, vaata inimesed vaatavad ja siis laval ja ma ei teinudki mingit proovi, lihtsalt nagu kuidagi ei jõudnudki. Et see tuleb puhas, võt niimoodi kuidagi loomulikult. Loodan, et ma ei kuku pikali lihtsalt, aga kui kukun see ka meelelahutuseks oli. Meelelahutusauhindu jagati 10 kategoorias ning õhtu lõpetab alati aasta seksikamata valimine. Aga kes siis sinu meelest on Eesti kõige seksikam naine ja kõige seksikam meel? Mulle väga meeldivad Elina Netšajeva, Elisa Kolk, Liis Lemsalu, super ilusad naised, aga muidugi kõige ilusamad naised on tegelikult mu ümber. Aasta hääle kategooria oli sel korral muutunud. Kui vanasti olid eraldi nomineeritud aasta raadiohääled, siis sel korral lisandusid sinna ka podcastid. Kas ongi aeg sealmaal, kus podcastid raadio välja söövad? Ei, kindlasti ei söö, selles suhtes, et raadio on ikkagi, minu silmis on ikkagi selline klassikaline meedia ja mina väga raadiot armastan, aga lihtsalt podcastid tulevad peale. Ja mina arvan, et meie eelis on see, et Kristina teeb ju on raadiot teinud palju, nii et meil on nagu best of winning hand. Ja meil on mõlemad, meil on raadiot, meil on podcasti, et kõik on. No nii, nüüd ongi Eesti meelelahutajad kõik oma auhinnad kätte saanud, kõige seksikamad on valitud. Siin läheb edasi peoks, aga meie uurime, kuidas võitjad end tunnevad. Üllatajana anti galal välja ka elutöö auhind, millega krooniti väga ärateenitult legendaarne Anne Veski. Kui lahe atmosfäär, heal tujul täna puudub kõigil ots ja äär. Ei külmaks jääda saa. On hinges soja, meeltes sulab jää kõigil. Aitäh teile! Jätke võtmed välja poole, kui te lahkute. Et võiks tulla keegi külla, keda ootame. Aasta meelelahutaja auhinna pälvis TV3 saadetes Su nägu kõlab tuttavalt ja maskis laulja tuntud Reigo Tamm, kes on sel aastal justkui komeedina meelelahutus taevasse tõusnud. Reigo, sul on olnud täiesti pöörane aasta. Kuidas selle kokku võtad? Ma ei tea, kuidas ma seda jaksan. Ja eks selle elu muutuva kogemuse ja selle nagu trigger oli, ütleme siis näosaade, kus ma sain ennast võib-olla laiematele massidele näidata, sest ooperis ju kõik ei käi ja nüüd ma kavatsen puhata, ennast välja lülitada ja lihtsalt olla vertikaalselt ja igas asendis. Et siis jälle sügisel tulla tagasi ja hakata meelt lahutama. Õhtu üks oodatumaid hetki oli kindlasti seksikate valimine. Naiste kategoorias edestas Evelin Võigemaist, Ann-Marleeni ja Maris Kõrvitsat ning meeste kategoorias võitis Priit Loog, kuid nomineeritud olid ka Andres Kõpper ja Ormuja. No Priidust teeb seksika kahtlemata see tema andekus, pühendumus oma töösse ja rolli, kindlameelsus, usaldusväärsus, täpsus, sihikindlus ja ikkagi ma ütleks andekus. Jah, väga ilusti räägid, aitäh sulle. Ja nüüd kõik see käib Evelini kohta ka. Ja siis lisaks on Evelin nagu kohutavalt ilus ja sensuaalne ja veetlev naisterahvas. On teil siis anda Eesti rahvale ka mõni nipp, et kuidas siis ikkagi seksikas olla? No mina soovitan head seksi inimestele. See aitab kaasa. Seksikaid oli galal aga palju. Mille siis sinu kord on?
saada seksikaks, aga ma ei tea, mulle tundub, et iga päev olen seksikas. Seda muidugi. Ja selle seksika auhinna annab mulle iga päev ka minu abikaasa, kes iga päev ütleb, wow, seksi mami. Õhtu superstaari staatusesse jõudis ka poliitik Jüri Ratas, kes tegi oma debüüdi õhtujuhina. Tõsine väljakutse. Ma olen tänulik selle usalduse eest, kogu see meeskond oli ju professionaal ja loomulikult kaasa õhtujuhile Gretele, kes on kindlasti professionaalses valdkonnas. Tuleb diskot tegema hakata koos Ennu Rattaga, nii et ei ole siin mingit lipsu lõdvaks laskmist. Mis need sinu aja lemmiklood siis on? Ma ei ole väga originaalne, aga kindlasti on seal Hathaway'd, kindlasti on seal Dr. Albanit, aga loomulikult tänase õhtu, ütleme, kõige eredamad tähte Anne Veskit. Lisaks eelmainitutele said pärjatud ka aasta lavastaja Elmo Nüganen, aasta näitleja Tõnis Niinemets, aasta muusikaartist Tommy Cash ja aasta teletäht Jüri Potšakov.